Head sünnipäevalapsed! Täna on meie kõigi ühine sünnipäev. Luuletaja Juhan Liiv pani Isamaale kirja järgmised read. Oh, ela sa igavesti, õnn olgu sinuga. Hääd võitlemist, sina võitle. Hääd sõitlemist, sina sõitle. Jää ala lõpmata. Oh, jää sa truiks. Jää ustavaks usinaks sa ja igavest ausaks jää. Ja jää ausaks iga päev, rõõm olgu sinuga. Jää truiks, jää surmani truiks. Oh, iseendal sa. Jää truiks igal ajal, jää truiks igal rajal. Siis oled võitmata. Luuletaja Juhan Liiv suri iseseisvat Eesti riiki nägemata. Eesti riigi sünnis ja toimimises oli suur roll admiral Juhan Pitkal. 1944. aastal, kui kõik neist kaduvad, aga hinges oli veel parasjagu lootust, organiseeris ta admiral Juhan Pitka löögirühma. Pitka organiseerib vastupanu. Veel pole kõik kadunud, rõkkas rõõmus Eestimaa. Admiral Pitka oli lootuse ja riigi sümbol. Ja selles, et me möödunud pühapäeval üheskoos selles tuisumöllus admiral Pitka auks jalgsemalt Peetrisse kõndisime, on rohkesti sümboolset tähendust. Ainult Pitka ei organiseerinud vastupanu, seda tehti ühiselt. Ainult poliitikud ei tee Eesti riiki, seda teeme ühiselt. Nagu ütles president Lennart Meri, oma riigi eest vastutame kõik ja igaüks eraldi. Head vastutamist, palju õnne sünnipäevaks! Sinine ja must ja valge, koduvärvid kaunimad, teevad rõõmsaks meie palge, kaunistades kodumaad, andvad jõudu meile püüda, tubliduses töötada,
alus südamlikult hüüda, ela Eesti, ela sa. Eesti lipsa päiksekiiril, lehvid jälle vabana, lehvi julgelt pilveviiril 3 koduvärviga. Austatud koosviibijad, 94 aastat tagasi avaldas Eesti Maapäeva vanematekogu manifesti kõigile Eestimaa rahvastele, millega kuulutas Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. Meile kõigile on teada, et meie väikese riigi enam kui 90-aastase ajaloo jooksul on siin nähtud ja kogetud paljutki. On võidetud ja kaotatud, on elatud võõra võimu all ja taas oldud vaba, on sünnitatud ja surdud, on tuntud rõõme ja nutetud valust, on paljustki õpitud, ent tehtud ka vigu. See kõik kokku on Eestimaa rahva elu ja ajalugu, mille tähtsam tähis on sajandeid väldanud soov vabaduse ja iseseisvuse järele. Ikka ja jälle on püüdnud võõrad võimud nii idast kui läänest eestimaalasi allutada, kuid see rahvas nägi pääsemist ainult omas riigis, mille loomine ei olnud küll kerge, kuid selles vabadusvõitluses olid kaasaaitajateks sajandite vallutatajate vastu. Vabariigi aastapäeva eel võttis Riigikogu vastu avalduse, millega tunnustas kõiki neid inimesi, kes natsionaalsotsialistliku Saksa ja Nõukogude okupatsioonide ajal tegutsesid Eesti Vabariigi taastamise nimel de facto. Avalduse eesmärgiks oli tasuda auvõlg nende ees, kes ei kaotanud usku ja astusid tegelikke samme Eesti riigi taastamiseks. Eesti kodanikud osutasid vastupanu nii Saksa kui ka Nõukogude okupatsioonidele. Eesti rahvas soovis Eesti riikliku iseseisvuse taastamist, mistõttu oli Eesti kodanike võitlus okupatsioonivõimude vastu iseseisvuse taastamise eest nii relvastatud kui relvitu vastupanu vormis. Seda avaldust tehes lähtus Riigikogu Eesti Vabariigi põhiseadusest ja tõsiasjast, et teises maailmasõjas okupeeritud Eesti Vabariigi õiguslik järjepidevus ei katkenud. Eesti austab igavesti oma vabadusvõitlejaid. Ka meie langetame täna pea ja mälestame kõiki neid inimesi, kes on võidelnud Eesti iseseisvuse eest. Head Eesti Vabariigi sünnipäeva! Kodumaa on kõige kodusem maa, kus laps võib julgesti astuda. Ta on liivakasti ja karjamaa, seenemetsa ja marjamaa, suusasõidu ja uisumaa, lumememme ja tuisumaa, lasteaia ja koolimaa, mängumaa ja hoolemaa. Kodumaal on ema hellad silmad, isa tugevad ja töökad käed. Kodumaa on ainuke maailmas, hoiab sind, sa teda hoidma jääd. Head inimesed, õnnitlen teid kõiki meie riigi sünnipäeva puhul. Eesti rahvas on suutnud ehitada üles riigi, mille üle me võime kõik õigustatud uhked olla. Paljud meie esiisad on andnud elu selle eest, et ehitada üles riiki, et kaitsta seda välisvaenlase eest. Ja asetame Kaitseliidu Järva maleva nimel lillekimbu mälestussamba jalamile kõigi nende Eesti meeste ja naiste mälestuseks, kes andsid oma elu Eesti Vabariigi eest. Kaasmaalased. Järvamaa omavalitsusliidu nimel soovime mälestada meie esivanemaid, kes andsid vabadussõjas Eesti riigi sünni nimel oma kõige kallima, oma elu. Ja tänasel päeval meie kõigi kohustus üheskoos on olla valvsad, et ei juhtuks seda, et ei korduks seda, mis kordus meie noore riigiga, et meid ei tabaks okupatsioon, sest see oli aeg, mis lahutas põlvkondi. See oli kõige hirmsam, mis sai juhtuda ühe väikse rahvaga. Selleks, et säiliks väikeriigi Eesti keel ja kultuur, peame me andma endast
tänapäeval kõik. Meie kohustus on üheskoos hoida ja kaitsta meie kodumaad, Eestimaad. Soovin teile kõigile head vabariigi aastapäeva. Asetame lilled vabariigi aastapäeva puhul ja siis vabadussõjas langenud kangelaste mälestuseks. Head vabariigi aastapäeva sünnipäevalised. Mul on hea meel teile teatada, et tegelikult Järvamaa politseinikud on valdavalt Eestis väga pühendunud ja mul on rõõm töötada 100% täidetud kollektiiviga. Et siin meil ei ole sellist kaadrivoolavust ja valdavalt kõik politseinikud seisavad iga päev selle eest hea, et meie sisejulgeoleku turvalisus oleks parimal tasemel. Ja asetan selle lillekorvi vabadussõjas langenutel, kes on selle eest võidelnud Paide politseijaoskonna nimel. Head vabariigi aastapäeva kõigile! Isa ja mama, mida ma veel hoian, keda ma veel kaitsen, kui mitte sind, mu kodune maa? Kes mul kingiks keele, elusa, ilusa laulu, kui mitte sina, mu kodune maa? Mida mõista võiksin, kes saaks aru minust, kui mitte sina, mu isamaa? Kes mind maailma saadaks, kes mind tagasi ootaks, kui mitte sina, mu emamaa?